Tere päevast, superstaarid! Täna on 18. november 2025 ning Mann ütles, et sul on põnevaid uudiseid. Mis vahepeal toimub siis? No ühest uudisest on tegelikult juba 2 nädalat möödas, aga sellest ikka veel räägitakse. Mis uudis on? Laupäeval ma kirjutasin väikse arvamusartikli ka sellel teemal. Tegu oli siis isadepäevaga ja sellega, et 2 isa olid stuudios. Mis stuudios? Koos oma lastega. Hommikusaate stuudios Hommikanuga. Mis kanal see on? ERR. Okei, nii. Ja siis pärast seda, kui EKRE ütles, et see on nagu täiesti vastuvõetamatu, et näidatakse 2 isa oma lastega. Oota, ma ei saanud aru. Selgitan, ma täpselt ei follow praegu. Mis see teema on? Et isad, kes on omavahel abielus, oli stuudios lastega. EKRE jälle, jah, muidugi. Okei, see meenutab mulle seda tildolugu, mille üle nad seal kevadel vaidlesid. Ma saan aru, et... Igastahes siis nad algatasid Riigikogus eelnõu ERR-i likvideerimiseks, mis minu meelest... Ma saan aru kõikidest nende seisukohtast ja miks nad niimoodi mõtlevad ja arvavad ja kõik need inimesed, keda nad on kaasa nüüd tema nüüd ja kui suureks see diskussioon on meie meediaruumis ja sotsiaalmeedias paisunud. Aga see, et nad algatasid Riigikogus eelnõu ERR-i likvideerimiseks on ju nii populistlik samm. Nad peavad ise teadma, et see elu sees ei lähe läbi. Nad sellega jälle lihtsalt nagu kütavad seda enda valijat. Nad valmistuvad Riigikogu valimisteks. Miks see üldse teemal, ma ei saa aru. Meil oli viimase 5 aasta jooksul viidi läbi ajaloo suurim inimsuse vastane kuritegu. Ainuüksi Eestis surid 10 000 inimesed ja said eluaegselt kehavigastusi. Miljarditest kahju, eluaegsed hingehaavad tervele põlvkonnale ning see kaos, rahaline kaos, me kõik maksame seda kinni tänase päevani uute maksude, maksutõusude ja inflatsiooni näol. Miks nad räägivad mingisugusest, mis iganes asjast, mis korra oli telekas? Keda huvitab? Täiesti pohhu nagu. Miks see teema on nagu? Sellepärast, et väidetavalt see... ma ei teagi, on ohuks meie väärtusruumile. Mis on täiesti debiilsus ju. Kõik inimesed, kes selle kaasa läksid, täielikult debiilikud. Siin ei ole mitte mingit kaheti mõistmist ka. No. Selles suhtes, et vaata, kevadel juba oli see teema, nad ulgusid, et seal sitaaniku keskel oli dildo. Tähendab, milline selge mõistusega inimene jälgib ühtegi telekanalit tänapäeval pärast koroonapettust? Nagu reaalselt, mis need inimesed viga on, eks ju? Nii, esiteks, miks nad seda jaama vaatavad? Nii, nad teavad, et see on täis lollus. Nad teavad, uudised ja kõik propaganda. Kui sa vaatad seda, siis mis see segi peast? Just ise ütlesid, sa saad aru, et see on pask ja sa vaatad edasi ja siis saad pahane, et see oli asi, mis sulle ei meeldinud. Keda huvitab? Miks see üldse teema on? No, Hando, igal ühel on oma arvamus, on ju. Ei, selles suhtes, et kas keegi arvab, et viimase 5 aasta jooksul ei viidud läbi ajaloo suurimat inimsuse vastast kuritegu? Ja Hando, aga teiste inimeste arvates on veel kuritegusid. Ei, no ma saan aru, et neid on veel, aga me räägime ajaloo kõige suuremast kuriteost. Ma saan aru. Miks see ei ole teema? Las ma pakun, miks EKRE ei taha sellega tegeleda. Põhjus on see, et EKRE neelas ise ka selle rolluse alla ja uskus, et kõik pandeemia on päris ja Varro ainus funktsioon on kaitsta koroonaterroriste. Hando. No on ju tegelikult, vaata. Siis, kui Varro läks sinna, kuhu iganes ta kandideeris, siis ta rääkis ju, et tema läheb, lööb nii-öelda korra majja, kõik need tüübid vastutusele võtta. Nüüd on 2 aastat mööda läinud. Seal oli nagu ja siis ma seal nägin tildot ja... Hando, kuule. Ta ju... Mida? Kus on arreteerimised? Ta tegeleb väga palju domestika teemadega ka, lihtsalt nagu siin ongi see, et igal ühel on erinevad... ma saan aru, ma saan sellest aru. Kõigil on erinevad teemad. Kus on nüüd see tüüp, kes tegeleb selle ajaloo suurima kuriteo vastutusele võtmisega ja sellega, et see ei saaks mitte kunagi korduda? Milline nendest EKRE-st või Reformist või ükskõik millisest erakonnast on nüüd see tüüp? Ma tahaks näha, näidake mulle seda tüüpi nagu. Kõigil, vaata, selles suhtes ma saan ka aru, kui ütleme mõnele inimesele on hästi oluline see dildo, siis ma saan aru, sina ole see dildo mees, loomulikult, nii, selge, sina tegeled dildoga, tavai, nii. Nüüd see teine vend, tema tegeleb võib-olla nende tuulikutega seal kuskil. Fine, kõik on väga okei. 3. mees, tema tegeleb nüüd, ma ei tea, piimaga, see pole oluline. Näidake mulle seda venda, kes tegeleb ajaloo suurima kuriteoga. Kus see mees on? Miks seda tüüpi ei ole?
ja kuidas on võimalik, et neil on tüüp igasuguste nende teiste debiilsuste ja lolluste jaoks, aga kõige olulisema asja jaoks ei ole. Kuidas see võimalik on? Ma ei tea seda, Hando, aga igal juhul tulles tagasi nüüd selle teema juurde, siis ma juba mõtlen pikemat aega, et see mõiste traditsiooniline perekond võiks tähendada hoopis perekonda, mis on õnnelik, kus lapsed on õnnelikud. Seda tahtsin öelda selle teema kokkuvõtteks. Okei, no vaata, mis puutub traditsioonilist perekonda, siis kes on vähegi uurinud ajalugu, siis ta teab, et ajalugu on hoax. Ajalugu läheb tagasi ainult 200 aastat ning isegi kui sa usud päris ajalugu, siis vaata, oletame, selles suhtes, mis seal, vaata, see on hea nali, vaata, isegi kui sa usud seda nii-öelda päris ajalugu, eks, mis nad ütlevad, vaata, et tegelikult oli kõik need miljonid aastad ja kõik see jutt nagu ja sa usud, et piibel oli päris ja kõik need värgid, eks ju, kuigi piibel on ka hoax, me oleme sellest kirjutanud. Piibel on 200 aastat vana raamat, umbes 200 aastat, isegi jah, umbes 200 aastat vana, kui sa tahad, ma panen siia piibli hoax endale märkmaks, et saate seda siit lugeda. Anyway, isegi kui sa usud neid tuhandeid või miljoneid aastaid, siis on niimoodi, et nii-öelda pere mudel, mille üle need tüübid seal uluvad, see on alles umbes eelmise sajandi nähtus põhimõtteliselt. Ehk siis, kui sa usud, et kõik on miljard aastat olnud, siis traditsiooniline perekond, sa ei saa rääkida sellisest asjast, sellepärast, et see, millest sa räägid, on viimase 100 aasta mingi teema üldse. No nii on. No on ju tegelikult, seega millest sa räägid? Kui ma siis hakkasin nagu vaatama, et kui palju neid traditsioonilisi peresid on, siis 66% siis lastega peredest on need, kus on ema, isa ja lapsed. Et kõik ülejäänud on nagu mingisugune muu, kas on kärgpered või üksikvanemad või mingisugused muud konstruktsioonid. Aga okei, võiks ju lihtsalt olla nii, et iga pere saaks olla õnnelik. Ja... Oota, tähendab, neile ei meeldinud, tuleme üldse selle asja. Nende jaoks oli solvav, et isade päeval oli eetris 2 isa. Jaa, okei. Nüüd räägime... Ja siis seal oli veel aspekte, siis neile ei meeldinud, et see oli tulnud surrogaat temast, aga see on veel eraldi teema. Jaa, aga nüüd hästi oluline asi, mis on nüüd vaja, et inimesed paneksid kõrva taha. Nüüd, kui meil Maniga, kui me hakkame vahel nagu saadet tegema ja kui me teame, et me räägime, et teemaks tuleb mingisugune väga sihuke controversial, vastuoluline asi, siis me Maniga põrgatame läbi, et kuidas seda nagu öelda, et ma ei saa öelda ju seda kõige reetsimat asja välja. Siis ma olen et kui sa ütleksid äkki nii ja naa, ühesõnaga me arutame seda teemat, eks ju. Nüüd oli see ETV. Need väljaütlemised, mis siin praegu oli. Täna oli soft, täna oli väga soft nagu. Neid me ennem ei arutanud, aga okei. Jaa, kui see ETV seal, kui see seltskond sai kokku, ütleme siis 6 aega tagasi, siis oli niimoodi, et keegi ütles seal, kuule, teeme nii, et paneme sinna isade päevaks sinna telekas siis need 2 isa, kes elavad koos, kellel on lapsed. Teeme sellise programmi. Nii. Nüüd arvestades, kui tuline topik see nagu Eestis on ja kui palju neid inimesi on, keda see teema närvi ajab, siis seal ei olnud sihukest varianti ka, et nad omavahel ei mõelnud, kuule, et äkki see oleks sobilik nagu. Mõtle, mis siit võib tagasi tulla, kõik need tagasilöögid, eks ju. Seda varianti ei olnud laual, mis tähendab, et nad teadsid, et kui nad selle sihukese saate teevad, nad teadsid, et sellest tuleb skandaal. Nüüd küsimus on selles, kes sellest skandaalist võidab. Nii. Telekas oli uus skandaal. Kes võitis kõige rohkem sellest skandaalist? EKRE. No täpselt, nii. Ehk siis me jõuame jälle sinna välja, millest ma olen rääkinud, ma arvan, et miljard ja 5 miljardit korda veel. Ehk seal on 2 poolt, vasak, parem, konservatiiv ja liberaal. Ja kogu asi käibki selle ümber, et nad põhimõtteliselt tekitavad üksteisele skandaale edasi-tagasi, põrgatavad ja niimoodi, et nad hoiaksid ennast pildis. Ja see on reaalselt kõik. Sellepärast, et nii liberaal kui konservatiiv vaikivad ajaloo suurimast inimsuse vastasest kuriteost. Nad vaikivad 9/11-st, mis tähendab, et nad vaikivad sisuliselt kõigest, mis on geopoliitiline. Nad vaikivad sellest, et viiruse pole olemas, et neid pandeemiad pole olemas, et koroona pandeemiat ei olnud. Nad vaikivad kõik, mis on see kosmos, eks ju. Selles suhtes nad vaikivad reaalselt kõikidest asjadest.
ja ainult, mis nad teevad, nad põrgatavad edasi-tagasi jama üksteisele, võtavad oma selle dildo, ehk siis nad võtavad selle aiaaugu ja jauravad sellest ja põhimõtteliselt seda sama mustrit nad saavadki reaalselt elu lõpuni nagu mängida ja nende valijaid ka see ei huvita, sellepärast et tema paha, tema hea, kõik on nagu 5-aastase tasemel. Ehk siis mina üldse ei välista seda varianti, et seal on kes see on, see Helme, eks ju, siis seal teisel pool on see Kaja Kallas, nad saavad seal kuskil vaikselt kokku, tšau Kaja, eks ju, kuule, mis me endale lollakatel nüüd... Sa mõtled Michal või? Kaja Kallas on seal Europarlamendis. Vahet ei ole, ühesõnaga, see on kõik üks sama tüüp, võrdusmärk kõikidele tüüpidele vahele nagu. Lihtsalt ühel on see EKRE lipp, teisel Reformierakonna lipp, mis iganes need lipud seal on, eks ju. Need saavad seal omavahel kokku. Siis nad sõbrad joovad, teevad triipu, kõik aura, kõik oli kõva. Ja siis mõtled, kuule, mis me endale debiilikutele nüüd homseks või siis järgmiseks pühaks ette paneme. Üks ütleb, kuule, teeme nii, et paneme sinna telekasse selle geipaari. Helme ütleb, super, pane hea, siis on niimoodi, jälle need tüübid tuleb minu peale, eks ju, jaurame seda 3 kuud, siis võtab mingi teise asja, siis on teil see pluss. Ja niimoodi edasi-tagasi põrgatame. Teeme seda sama, mis me oleme 10 aastat teinud. Ja, kuule, teeme nii, et me vaikime kõigest muust, aga teeme seda debiilsust edasi. Jah, või siis lihtsalt sooviti, et tekiks natukene rohkem ühiskonda mõistmist ja võib-olla mõne jaoks tekkis. Kindlasti tekkis. No, igal juhul ma lähen siit edasi kohe sujuvalt järgmise teema peale. Nimelt see, et Ekspressis ilmus selline artikkel, kus üks noorsootöö eestvedaja räägib sellest, kuidas paljudel noortel on lootusetuse maailma lõpu tunne ja ütleb siis, et liiga paljud noored ei saa oma pere või õpetajatega päriselt rääkida. Et tulen jälle selle õnneliku pere teema juurde tagasi, et kas sinu laps on kuuldud ja nähtud ja kas ta julgeb ennast sulle avada, ega sa ei ole äkki ega sa ei pritsi liiga palju hinnanguid välja endast. Võib-olla siis laps ei julge sind endale ennast sulle avada. Jaa. Aga oota, see oli kõik nüüd või? Ei, siis siin vahepeal eelmine nädal tuli selline uudis, et Euroopa Komisjon loob Euroopa Liidu luure. Tahab õigemini teha, et Ursula von der Leyen juhtimisel tahetakse siis sellist uut luureasutust luua, et parandada riiklike luureagentuuride kogutud teabe kasutamist. No see oli eelmine nädal ja nüüd see nädal siis täna tuli selline uudis, et Kaja Kallas lükkas tagasi von der Leyeni idee uue luureasutuse loomiseks. Mis mõttes Kaja Kallas läks tagasi? Jaa, aga põhjus ei olnud mitte see, et äkki on liiga palju luuramist, vaid põhjus oli see, et see võib liikmesriikide eelarvetele anda põntsu. Pohhu, tõmba kohe makse juurde ju. Et ma ei teagi, miks see Kaja Kallas seda tegi, kas ta tahtis vahepeal nüüd natukene, kuna nii palju on nagu tema suunal olnud sellisest tuld, tema väga kummaliste otsuste väljaütlemiste tõttu, et äkki ta siis tahtis natukene neid punkte teenida. See on päris huvitav, et nad on selle von der Leyeni ja Kallase kohja pildi peale saanud, sest vaata seal levib teooria, et seda mängib üks sama tegelane. Seda mõlemad tüüpi. Siin saates on juba kõlanud nii palju erinevaid vandenõuteooriaid, et vahepeal peaks tegema väikese reklaamipausi. Nimelt juba järgmisel nädalal, järgmisel laupäeval toimub Eesti esimene ainult vandenõudele pühendatud veebikonverents Red Pill Eesti, kus siis meie osaleme ühes vestluspaneelis ja Hando teeb ka ettekannet. Ja praegu on pooled need saidid ei tööta, sest et siin on see, ma juba suhtlesin sõbraga, et põhimõtteliselt niimoodi, et need saidid ise töötavad, aga Eestis on mingisugune... Ja mingid serverid, mis ei ühenda ära ühesõnaga Eesti. Nii, aga igal juhul on tulemas see konverents, kus siis peaesinejaks on Jüri Lina ja lisaks Jüri Linale ja Handole teevad ettekanded seal veel Peeter Proos, kes siis on vanglaplaneet.ee eestvedaja ja samuti Katrin Lukas, ja kes räägib siis vaimse maatriksist ja vaimsest tervisest ning meie toreda digi-ID teemalises vestluspaneelis on veel lisaks meile Jüri Linale ka Kertu Luisk ja Angela Absalon ehk Aju Loputus ning Elvis Brauer.
et on niisugune väga tore kompott 3 erineva põlvkonna vandenõuteooriaid ja vandenõuteoreetikuid. Ja vaatame siis kõik koos otsa vandenõu reaalsusele. Oled väga oodatud osalema 29. novembril oma arvuti või digiseadme kaudu. Ja ühe asja peaks veel rääkima, et sul ilmus ju raamat. Mann on nüüd ametlikult kirjanik ja kusjuures ta on isegi bestseller kirjanik, sest et vähemasti selles Viru Keskuse rahvaraamatus on see raamat see nädal lasteraamatute värgis esikohal. Näite raamatut ka. See tuleb siia taha. Selle nimi on Kobakäpa raamat ja see räägib siis vigade tegemise headusest ja teadusest ehk siis aitab sinu lapsel ja kes sinul saada vigade tegemisega sõbraks, sellepärast et tegelikult vead on tohutud arengu sellised turbiinid. Mulle tuli täna feedi selline asi, et Limp Bizkiti kontsert jääb Eestis ära. Ja ma ei saanud alguses aru, nagu, et mis see nagu case on, siis tuleb välja, et see tüüp oli öelnud midagi, mida ristiti, et ühesõnaga, et ta nüüd on putinist, eks ju. Ei no jah, ta ütles midagi Venemaad pooldavat siis, kui algas Ukraina sõda ja siis kunagi tema endine abigaas olevat olnud ka venelannast juuksur, nii et see kõik on mul oli kunagi vene pruut nagu, järelikult kohe putinist, eks ju. Ja kui ma ütlen, et Moskva on ilus liin, kohe putinist. Ja kui ma ütlen, et venelased on tegelikult samasugused inimesed nagu kõik ülejäänud. Päeva lõpuks kõik tahavad et neile pere oleks turvaline, eks ju, et arved oleks makstud, toit oleks laual ja soe vesi ja soe tuba, eks ju. Põhimõtteliselt see on kõik, mida kõik inimesed tahavad. Nüüd seal eraldi on olemas sellised inimesed, kes kuulavad propagandat ja hommikust õhtuni astuvad kogu aeg uuesti selle reha peale ning nad kuulavad neid inimesi, kes neile on valetanud sünnist saati, kuulavad neid tüüpe uuesti ja nüüd vastavalt sellele, mida need tüübid ütlevad, siis nad lähevad sõtta või ühesõnaga nad lähevad kuhugile kohta, kus nad sõdivad samasuguste tüüpidega teisest riigist, kes sisuliselt tegelikult nad peaksid olema omavahel sõbrad, sest neid ühendab kõige rohkem see, et nad kuulavad ühesugust uudised, üldjuhul nad kuulavad isegi ühesugust muusikat ja neil on väga sarnased huvid, aga nad lähevad sinna ja siis sõdivad üksteisega ja põhiliselt niimoodi, et sul on see need puppetid, eks ju, et üleval on see puppet master ja siis ta kontrollib ida ja ta kontrollib läänt ja sellega ongi niimoodi, et senikaua, kui inimesed usuvad, et ida ja lääne vahel käib mingi sõda, siis nad pole reaalselt mitte millestki aru saanud, sest ainus sõda käib võimu ja rahva vahel. Ja siin tuleks nüüd veel sisse tuua ka see, et Eesti ettevõtjad, kes on meie majanduse ülevalhoidjad, kannatasid tohutult koroonakriisis. Koroonapettuses. Ja seejärel siis tänu sellele, et Venemaale pandi sanktsioonid. Ja ma saan aru, mis see loogika seal taga on ja siis kõik ikka me peame olema need patrioodid ja ikka Eesti eest ja Eesti poolt. Aga see, kui paljusid ettevõtteid see on viinud pankrotti ja kui paljusid inimesi see on viinud meeleheitele, sest et ikkagi Vene turist on siin olnud väga oluliseks siis tulutoojaks, on ju. No ma saan aru, et Kaja Kallas mees või boyfriend, see tegi ka Venemaaga diili edasi, kui ei tohtinud ju. No just nimelt, aga lihtsalt, et siin just üks ettevõtja Kroonika sõnul siis hüppas aknast alla, on ju, ja seal oli just välja ka toodud, et see, et koroona tuli ja see, et Vene turistid ära kadusid, tegelikult tõmbaski tema ettevõttel nagu Siis ta on see, et ta sidus oma identiteedi sellega, et ta on ettevõtja, kellel on asjad nagu plussis. No. Meie ei tea seda. Ja siis sa ütlesid? No, seal lihtsalt oli niimoodi kirjutatud, ma ütlen. No okei. Aga kas see tüüp ise ei olnud nagu ka nagu kuidagi Riigikogu liige või? Kunagi oli, jah. No mõtlengi, miks ta siis vaikib kõige sellest teemast? No tema tegelikult sellel koroona ajal ka ütles, et peab nagu selle hirmutamise lõpetama. Ja, aga et asja ennast pole, kogu asi on hauks. Anda, kõik ei saa sellest samamoodi. No, okay, lihtsalt siin ongi küsimus selles, et jah, me üritame jõuga nagu
kedagi põlvili suruda nii-öelda ka enda inimeste arvelt. Et see, kui palju nagu, noh, ma ei tea. Ma saan aru, et osad inimesed mõtlevad, et parem nagu sellised kannatused kui see, et mingi sõda kuskil tuleks, aga kui palju nagu, mis see, kus need piirid lähevad? Mina ei saa sellest aru, kuidas see Limp Bizkiti kontsert ära jääb. Selles mõttes, et ma saan aru, et tüüp... Sellepärast, et ta oli teinud venemeelse kommentaari. Nii, sellest ma saan aru. Nii, mis siis järgmine signaal oli? Siis Kaja Kallas või kes iganes oli see EKRE või keegi seal vaatas. No mingisugused riigi arvamusliidrid hakkasid survestama kontserdi korraldajad. Nii, ja siis korraldaja mõtleb, okei, muidugi ma lõpetan ära. Pohhu kirjutab mitukümmend tuhat eurot korsnasse. Korraldaja alguses ütles, et jah, nad kunagi olid seda, kunagi umbes Fred Durst ütles midagi, aga et praegust ei ole midagi olnud ja sellepärast me mõtlesime, et see ei ole probleem. Oota, aga kuidas ta nüüd ära väänati on küsimus? No, kus mina tean? Ma ei tunne seda kontserdi korraldajat. Lihtsalt... See on see kõige parevam küsimus. Mõtlen, et kui praegu üks niimoodi, et see mingisugune... Vaata, seni kaua, kui nad seda kuidagi nagu seadusega ära ei keela, seni kaua läheb asi edasi ju. Selles suhtes, kui praegu oleks see, et see Kaja Kallas või kes iganes teisest keegi mulle helistab, et kuule, et tead, Ando, et sa ei tohi Telegrami teha, siis ma ütlen fuck you in the ass nagu, eks ju. Et kui ta reaalselt tuleb mulle kuidagi kohtuga või tuleb politseiga ukse taha, siis on nagu teistmoodi. Ma tahaks nagu teada, et kas tal tuldi ukse taha või öelda, et sa ei tohi kontserti teha või? Ei no, eks see ilmselt oli lihtsalt selline, see on see enesetsensuur ja siuke psühholoogiline mõjutamine. Jah, see ongi nüüd see asi, mis me ei saa aru, näiteks see, kuidas siin paar aastat tagasi muudeti need plastikpudelite korgid ära nagu. Eks kui mina oleks Värska või mis iganes, eks ju, kui see Euroopa Liit või kes iganes ütleb, kuule, et sa ei tohi nüüd oma seda pudelit vana korgiga teha, siis ma ütlen fuck you in the ass. Konkreetselt, siis ma ütlen, helistan sinna Pepsile või kes iganes see teine on seal, kuule, et need terroristid seal midagi ahveitavad nagu, et mis me teeme? Davai, meie kõik pudeli ja Värska tootjad ja kõik need vennad saame kokku ja ütleme, et fuck you in the ass. Niimoodi see käibki. No on ju? Nojah, aga Eesti on selline, et võtame kõik regulatsioonid üle ja teeme ja kannatame. See on bizarro. Ma saan aru, et see tuli teistes riikides ka. Seega peakski see Värska helistama sinna Läti oma sellele sõbrale ja Poola sõbrale ja Saksamaa sõbrale. Ja helistagu sinna kuskile Coca-Cola peakontorisse, et davai, kuule, sina ütled, et ei ja siis kõik teised saavad ka öelda ei. Ongi, ja selles suhtes, et kui kaua me kuuleme, et olgu see, et seal nagu... Räägime viisakalt, Ando. Igal juhul USAs nüüd on selline... No, mis seal on? Selline asjade käik, et nõutakse Epstein Files Transparency Acti. Mis siis see? No, et vaata, mäletad siis, kui Trump kandideeris presidendiks, siis ta ütles, et siis me avalikustame need Epsteini failid. Siis kui ta sai presidendiks, on ju, siis avalikustati need Epsteini failid, kus kõik read olid mustaks tehtud, on ju, ja siis... Läks veel natuke mööda, siis Trump ütles, kui sa tahad, et Epsteini faili avaldataks, siis see mingi hoax ja mingi vandenõu ja mingi blablabla. Ja ta on see, mis iganes, kes seal vabariik, mul ei meelde kumba, ühesõnaga ta ütles, et see on selle teise partei mingisugune jama seal. Ja siis vaata, tal oli see, kes see FBI peadirektor, mingi paukus silmadega vend, see Kash Patel või mingi siuke vend. Eks ju, see mingi siuke vend silmad on kogu aeg sellised nagu räägib. See vend rääkis ju, kui Trump kandideeris, et see Epsteini asi, see on kõige retsim asi, me ei tohi alla anda. Ta reaalselt ütles, et see on kõige retsim. Nüüd, kui on seal, siis no. Ja siis mu lemmikud on need Trumpi fännid, kes ütlevad, kuule, et see pole üldse oluline. Või see on ikka see 3D või 5D male või mis iganes. Igal juhul et see Epsteini failide teema kogu aeg seal USAs ikka ketrab. Kõikide muud asjade taustal. Ma saan aru, et Saksamaal legaliseeriti kanep ja kuritegu läks vähemaks või? Just. See on sarnaselt teistele kohtadele, kus on niimoodi juhtunud, on ju. Portugal seal juba ammu on ju, aga või vahet pole kas legaliseeritud või dekriminaliseeritud on ju, et USAs ju samamoodi mitmetes osariikides lihtsalt kuritegevus läks alla. Eestis meil on endiselt mingisugused väga haiged kohtukeisid, kus inimene kasvatas siis tööstuslikku kanepit ja sealt leiti natuke seda THC% suurem kui peaks ja siis reaalselt nagu inimene menetletakse sinna vangina
no, mul oli niimoodi, et ma ei tea, kas sa mäletad see, kui ma tulin sealt, ma hakkasin klubisse minema, me olime just sealt Austraaliast tulnud, vaata, Austraaliast saad osta nagu suure kotiga kanepit nagu. Ja siis mina ei teadnud üldse, et Eestis ei tohi või niimoodi, eks ju. Ei mäletan seda. Või eks ju nii. Ja siis ma läksin klubisse ja mul oli taskus kaasas nagu ära jahvatatud umbes 5 grammi, nii et saaks ikka korralikult läbi sõpradega lasta nagu. Ja siis lähen sinna niimoodi, tulemees katsub siin, mis see on? See on kanep nagu. Mis asja? Ma mõtlen, see on kanep nagu. Ta oli täiesti närvis. Kuidas? Jumala hulluks läks nagu. Siis ma mõtlen, et see on see koht vist, et siin ei saa või ei tohi või niimoodi. Ja siis tüüp oli ta oli no nii närvis seal. Siis ma mõtlesin, mida sa ajad? Sa ju tead nagu, et see on see chill, et ise tegelikult tõmbad ka vahel ju. No jah, aga ei tohi. Tal oligi see kognitiivne dissonans vist täiesti erroris, see 2 signaali oli korraga. Ja ei, ma kutsun politsei nagu, mis sa saad sellest nagu, et sa näed, ma ei ole pätt nagu. No jah, näen küll, eks ju. Mis ta lõpuks valas selle väriseva käega valas nagu ära nagu. Julm. Ma ei ole head kanepit. Keeruline on siin maailmas, kus seadused ütlevad ühte ja common sense ütleb teist. Aga nii, nüüd siin maaelu.ee Postimees avaldas eelmise nädala lõpus huvitava artikli. Oota, see on naljaartikkel või see on päris artikkel? See oli ebareaalne, ma ei tea, kus sa võtad neid uudised nagu. Minu reaalsuses ei ole üldse, kus sa neid saad? Ühesõnaga need samad inimesed, kes siin neid tuhandete kaupa neid katkuseid sigu hävitasid, ehk siis PTA, Põllumajandus ja Toiduamet. Põhimõtteliselt koroonaterroristide ja ametiühingu liikmed. Jah, nüüd ütlevad, et kui sinu naaber peab salaja siga, siis anna temast teada. Koputa naabri peale, kes peab siga, mis ei ole registreeritud. Vanasti öeldi, vähemalt USA-s, ma ei tea, kas Eestis oli ka, aga politseid kutsuti seaks. Okay, Eestis vist ei ole niimoodi. Ei, ma mõtlen, et võib-olla kedagi teist kutsutakse seaks, nagu, et sa saad teha neid naljakõnesid, et kuule, tead, see peab siga, siis lähed sinna, mingi tüüp on nagu. Ma vahel lihtsalt nagu siin viskab vaata selliseid uudiseid sisse, siis ma mõtlen, et nagu reaalselt või. No nii. Järgmine siis teema, et Volodõmõr Zelenskõi lähedane sõber tabati siis korruptsiooni jahtijate poolt. Ehk siis need samad korruptsiooni uurimisametid, mille õigusi Zelenskõi sellel suvel piirata tahtis, aga inimeste seas oli nii suur vastuseis, et siis ta jättis selle katki. Igal juhul nüüd need samad ametid avastasid, et tema enda parim sõber on $100 miljonit pesnud. Ja huvitaval kombel just enne, kui ta vahistati, suutis ta riigist ära põgetada, nii et Ukraina inimesed on päris närvis. Ma tean, mis on lahendus. No. Vaata, Eesti on praegu saatnud Ukrainasse üle miljardi. Ma arvan, et sinna peaks saatma 1 miljardi otsa, et nad saaksid oma need augud seal lapitud ja loodetavasti saab selle asja korda jälle. Ja, ja siis mõned päevad pärast selle uudise ilmsiks tulekut, siis veel Zelenskõi ütles, et et see värske raha on ikkagi Ukraina ellujäämiseks kriitiline. Muidugi. Et ma loodan, et kõik, kes Eestis need Slava Ukraini organisatsioonid ja kõik need Delfi ja vaata kogu see seltskond Postimees ja Leo Kunnas ja kes need tüübid kõik on, et nad ikka panevad need rahad kokku ja teevad uued kampaaniad, et saaksime sinna aidata. Huvitav oli jälgida seda, et kui siis UK ja USA väljaanded näiteks olid üsna kriitilised siis Zelenskõi suhtes ja kirjutasidki nii, et Zelenskõi, et väga huvitav, et siis kui sa ise presidendiks kandideerisid, siis sa just võitlesid sellise asja vastu, kuna eelmisel presidendil siis oli selline samasugune case, et tema sõbrad siis tegelesid rahapesuga ja siis sa just kandideeriski, et tema lööb kõik selle asjad minema. Ja nüüd on ise täpselt põhimõtteliselt üks ühele samasuguses skandaalis.
ja siis ma ootasin, et noh, millal nüüd need seisukohad siia Eesti meediasse jõuavad ja siis Eestis on ikka niimoodi, no pigem on ju, et oi-oi, vaene Zelenski, et kuidas ta ikka isegi oma parimaid sõpru usaldada ei saa, on ju. Väga hull. Ma mäletan, me kirjutasime juba paar aastat tagasi, et see Ukrainas on see tohutu hiiglaslik see raha kantimine ja need oligarhid sõidavad oma Rolls-Royce'idega ringi seal. Ja noh, see kuidas on korruptsiooni edetabelis on ju. Ja siis nad ütlevad vabanduseks selle, et aga et selle Zelenski varandus ei ole sõja alguses suurenenud kuni tänaseni. Ja muidugi ta ju paneks selle kõik enda nimele. Aga okei. Ma mäletan, et kui me tegime paar aastat tagasi neid rahapesu uudisid, neid Zelenski raha kantimise, siis me olime putinistid ju, vaata. Jah. Niimoodi, mis mul siin veel oli? Seda vaatasime. Sul oli, seda tahtsime rääkida, et see koroonaterroristi vend on pandud nüüd inimesi rahustama. Oli ju? No ühesõnaga lihtsalt et üks ajakirjanik siis talle pandi ülesandeks, et ta aitaks, kus mul see oli? Vaata, siin on see koroonaterrorist Holger Roonemaa oli, eks ju? Või mis see Roonemaa oli? No ühesõnaga Hendrik Roonemaa siis palgati Riigikantselei poolt inimeste sõjahirmu vähendama, kuna just siis ta oli avaldanud enne seda artiklite sarja, kus ta uuris seda, et kuidas tegelikult nii siis riik kui ka ajakirjandus õhutab hirmu. Ja naljakas on see, et pärast seda nüüd tuli kohe see kaitseväe juht ja kõik teised ka, et ikka meil on liiga palju seda sõjahirmu ja seda peab täiega vähendama. Oota. Siis kui nad tegid oma need plakatid, et sodiks pommitatud need majad ja kõik need ülejäänud asjad. Ja siis oli õige asi. Ja kui meie ja kõik meie sugused ütlesime, kuule, et see on väga vale, mida sa teed, et kas sa ei tea, kuidas reaalsusloome käib nagu, siis me olime kohe kõik putinistid nagu. Aga nüüd, kui nemad seda teevad, kas nad ei ole ise putinistid nüüd või? Ei, siis nad aitavad hoida inimeste vaimset tervist. Okei. Siis on põhimõtteliselt sama nagu Trump, et kui Biden teeb, on paha, aga kui Trump teeb täpselt sama asja, on hea. Ja see on sama nagu see kogu see mingi koroona teema, vaata, et siis kui teised hakkavad rääkima, et tegelikult pole nii hull, et siis nemad on need, kes vähendavad hirmu, aga siis kui meie vähendame inimestel hirmu, siis mul on vandenõuteoreetikud. Kuule, ma saan aru, et lisaks sellele, et see üks seltskond oma seda tildot seal taga jälle ajab, et mingi seltskond, või see sama seltskond on pahane või mitte pahane, vaid ta mängib seda vana seda ära kulunud kaarti juba, et taaskord, et need valimised peteti ju. Oli, eks? On mingi jutt? Jah. Ma mõtlen taaskord, ma kirjutasin juba 2 või 3 aastat tagasi selle loo, et selle reaalselt mitte mingit tähtsust, kas valimised peteti, võltsiti, sellepärast, et kõik erakonnad vaikivad koroonapettusesse ja kõikis teistes päris asjades. Seega, kas oli valimispettus mitte, see ei oma reaalselt mitte mingit rolli nagu. Ja ma mõtlen, et kui ma peaks praegu pakkuma, reaalselt panustama, siis mina arvan, et ei ole mitte kunagi valimispettust olnud. Ma ei näe selleks mitte mingit vajadust. Mis see vajadus peaks olema, kui neile piisab sellest, et viska ühes suunas tildo, teises suunas mingi muu asi ja kogu karussel käib kogu edasi. Mis see point üldse oleks nagu? Ma ei tea, ma ei oska sulle öelda. Ma ei saa tõestada kumbagi versiooni või ka ühtegi vahepealset, aga toon sisse jälle uue teema, et eile siis ERR kirjutas sellest, kuidas Tervisekassa nõukogu tegi Sotsiaalministeeriumile ettepaneku muuta perearstile pearaha maksmise tingimusi. Nii et edaspidi võetakse arvesse ka seda, kui palju haigusi patsiendil on, ehk siis mida rohkem haigusi, seda suurem tasu. Seega siis tead, mis ma soovitan, mis need perearstid peaks tegema. Niimoodi nad võtavad selle PCR-testi ja vaata, sa saad PCR-testi, ükskõik mis haigused välja nuputada, eks ju, lihtsalt kalibreerid seda. Ilmselt seal on niimoodi, et sul on üks on see HIV PCR-test, üks on koroona, üks on gripp ja nii edasi, eks ju. Teed ühele tüübile mingi 85 testi. Ja ongi kõik, sa saad 85 haigus, nüüd on pooled ikka saad, näitab sealt, eks ju. Mis on nagu põhiliselt nagu see rulett, eks ju. Kõik on asümptomaatiline, vaata. Ja, aga siis sa saad kõik need asjad sinna kirja. Et nagu ma ühes videos seal TikTokis või kuskil ütlesin, et kui sa ei taha HIV-d, siis ära tee HIV-testi. Kui sa ei taha koroonat, siis ära tee koroonatesti.
täpselt see nii ongi. Aga see, et nad, tuleme tagasi selle artikli juurde, et kui nad tõesti ütlevad et kui mida haigem inimene on, seda rohkem palka saab nagu see arst, eks ju. No eks ta vastupidi ka on ju, mida tervem on, seda vähem sa saad palka. Et see tundub jälle siuke, nagu see oleks mingi naljauudis, nagu, et kuidas see niimoodi saab olla nagu. No ikkagi taaskord see... Ma ei tea, siin on lihtsalt nagu iga asi, mis suurendab korruptsiooni ohtu, ma isegi ei saa nagu aru, kuidas sellised asjad võimalikud on või kui nad juba selle haigekassa nime muutsid tervisekassaks, siis miks nad ei taha teha nii, et mida tervemad patsiendid, seda nagu kas nad kardavad, et siis arstid nagu ütlevad, suva, sul ei ole tegelikult midagi, et siis saavad kirjutada kõigile terve, siis saavad selle võrra rohkem raha või äkki, ma ei tea nagu. See on täiesti üle võlli. Et sinna tuli uudis, vaata, et see Euroopa Liit tahab nüüd teha alates 27 tahab teha kriminaalseks, kui sul on rohkem kui 10 000 sularaha. Ja oma Bitcoini pead ostma digi-ideega niimoodi, et valitsus näeb täpselt, kui palju sul on nagu. Mõtled, et kuidas see seltskond sellega nõus on. Et taaskord nagu, et nad jaurad selles mingist dildost, eks ju. Ja ma võiksin siia nimetada reaalselt 100 või isegi 1000 asja, mis on niivõrd palju kordi olulisem, nagu, mis puudutab reaalselt kõiki inimesi. Nagu. Sest vaata, need, kes dildo üle vaidlevad, need on ainult need, kes ise on kapi homod, eks ju. Et miks see, ma ei tea, mis õhtu on täpselt sama vestus on 100 000 korda tegelikult? Ja no sellepärast ongi parem keskenduda enda toredale elule, teha enda elu nii toredaks kui võimalik, mitte mõelda selle peale. Ja mul just selle toredusega, ennem kui sa selles kanepis siin rääkisid, mul meenus, ma ei ole väga ammu kanepit suitsetanud. Nagu see hea kanepihai, see see on nii rets nagu. Nojah, paneme siis äkki... Shopping list, jah. Aga ma ei tea, hakkame siis otsi kokku tõmbama. Jaa. Aitäh, et vaatasite ja selles suhtes ma saan nendest konservatiividest ka väga hästi aru. Lihtsalt ma väga sooviksin, et kõik püüaksid üksteisest aru saada. Tähendab, see on mu soov number 1. Mina saan sellest aru, nagu ma ütlesin, et ühes nurgas on dildovend, teises nurgas on see tuulikute vend ja neljandas on see piimavend. Ma saan sellest aru, kus kohas on see vend, kes tegeleb ajaloo suurima inimsuse vastase kuriteo tõkestamisega, et see saaks mitte kunagi korda. Äkki see oled sina? Ja, aga ma ei ole seal poliitikas nagu. Selles suhtes, et ma saan aru, et me sellega tegeleme, aga nemad on ju reaalsed rahva esindajad. Kuidas on võimalik, seal on isegi ühte ainsat nagu. Kuidas see nagu reaalselt võimalik on? Sellest ma ei saa aru, ma ei saa konservatiivisest, liberaalist, mitte kellest ma ei saa aru. Minu jaoks seal ei ole reaalselt mitte mingit vahet. Eks see ongi see, et kui sa töötad Riigikogus, siis sinu töö ongi ju tegeleda kõikide nende erinevate teemadega, et selle jaoks peakski olema nagu mingi, et nagu meil on õiguskantsler, siis meil ongi nagu koroonakantsler, koroonapettuse kantsler. Ja, kus see on nagu? Ja. Mulle tundub, et seal hea meelega on 1000 dildovenda, kõik on nagu ühes otsas kogu aeg nagu. Anda, siin nüüd nende, kõik on tegelikult head inimesed. Ei, ma ei väidagi seda, ma küsin, kus kohas see põhimees on nagu. Kõik ongi põhimehed. Ei, ma mõtlen, kui sul on ajaloo suurim kuritegu, siis seal peaks olema vähemalt üks, kes sellega tegeleb, aga loogilises mõttes seal peaks olema 1000. Mitte, et selles dildos on 1000 nagu. Et see kuradi kaalukäus on täiesti vale või kuidas see võimalik on? Okei, aga laseme nüüd inimestel ise nendel teemadel ise edasi mõelda, sest me oleme siin lobisenud piisavat. Kohtumiseni jälle ja kohtumiseni siis Red Pill konverentsil. Tšau! Tšau!